Tere tulemast minu sünnipäeva vlogi, täpselt selline olen ma välja näinud viimased 24 tundi kindlasti, kui mitte rohkem, igatahes. Tuba on kaunistatud, nagu me näeme, käes on 2. jaanuar 2026. Head uut aastat teile kõigepealt ka. Ma olen praegu nii all over the place, mul on peas miljon mõtet, kuigi tegelikult ma saan suhteliselt rahulikult täna võtta. Täna siis pean ma oma sünnipäeva koos sõbrannadega, nad tulevad minu juurde, ma pikalt mõtlesin sellele, kuidas see aasta see sünnipäeva teha. Okei, sellest ma räägin rohkem, kui ma hakkan ennast valmis panema. Aga tuba on kaunistatud, just käis kuller, kes tõi mulle lilled ja pakikese Lidli poolt. Nii armas üllatus, ma juba küll demonteerisin selle kingipaki. Nii vahva, kui koostööpartnerid niimoodi meeles peavad, et hästi nagu sooja tunda tekitab. Ja Lidli poolt on mul nagunii pool peolauda juba ja siis seal kingipakis oli ka veel nii palju toredaid asju, mida ma saan panna täna ka lauale. Nii et väga-väga armas ja need lilled ka nii ilusad. Küll ma jõuan kõike seda kaunistust ja värki näidata ka hiljem. Mul on natukene vaja siin veel mõned asjad panna veel juurde, aga põhiosa on tehtud ja tegelikult mis mul nüüd on vaja teha on see, et ma vist teen praegu valmis peedisalati, siis ma teen ennast korda ja siis ma teen ülejäänud toidud. See aasta ma teen kõik toidud ise, et muidu ma olen siin ikkagi tellinud. Sushit oleme söönud, pannakaid oleme söönud, aga see aasta ma kuidagi mõtlesin, et ma tahaks teha kõiki oma lemmiktoite. Okei, mitte kõiki. Lemmiktoite on mul rohkem kui need, mida ma täna pakun. Aga et ma tahaks kuidagi nagu ise teha ja loodame, et kõik tuleb hästi välja ka. Ja ma vist juba ütlesin ka vlogmas seal, et torti mul see aasta sünnipäeval ei ole. Ma ise ei ole suur magusa sõber, nii et ma ei hooli väga sellest tordist ja teen hoopis porgandikoogi muffinid. Neid tegin siis vlogmas siis ka juba ja need tulid imehead, nii et nüüd ma teen neid täna ka. Vot sellised plaanid, nii et ma asun esmalt peedisalatiks kartuleid lõikama. Ma juba eile keetsin need ära, et need oleks täna ilusti jahtunud, mul on kerge neid koorida ja lõikuda. Ja siis keerame selle värgi kokku ja siis ma pean pessu minema, sest nagu, mis meil siin toimub. Mul on tegelikult 2 kartulit veel keedetud, aga ma praegu siia rohkem ei lõikunud. Igatahes siin on keedetud kartul, till. Ja muide, see peedisalat on see, mida ma olen iga aasta teinud oma perele sünnipäeva puhul või mida ma olen pakkunud siis. Ja see on üks mu kõige lemmikumaid salateid ja mina teen seda ilma lihata, sellepärast et see on nagu minu kodust emmelt tulnud retsept ja meie pere on taimetoitlased, nii et liha ei ole söödud ja seega siia ka mina mingisugust liha ei pane, ma ei tunne kunagi puudust millestki siit seest, nii et ta on selline taimetoitlustele sobiv. Igatahes olen ma viimased aastad enda elu teinud lihtsamaks ja ostnud nii seda salatikurki kui ka salatiporgandit. Sest et see lõikumine lihtsalt, see läheb mind hulluks, et nagu kui ma teen ikkagi suure kausitäie ja täna tuleb, meid on kokku 10 tüdrukut ja ma teen seda homme veel perele ka. Meid on kokku 7 homme. Ehk siis ma ei jõua seda kõike lõikumist ära teha. Seega ma panen lihtsalt need juba valmis hakitud kurgi ja porgandi ja siis samuti ostan nagu valmis selle riivpeedi. Porgand, soola, pipart. Ja ma tean, et minu emps kasutas alati seal salatis ka musta soola, nii et ma ostsin musta soola, aga ma tegelikult ei tea, kas see on päris see õige, äkki neid on ka erinevaid. Et muidu must sool annab sellist natuke nagu muna maitset asjadele. Nii, ja muidu ma paneks siia kohe hapukoore ka ära ja segaks siis, aga kuna ma teen väikese osa ka täna ilma hapukooreta, kuna Aleksandria ei saa süüa muna ega piimatooteid, et siis ma talle teen väikse portsu vegan majoneesiga ja seega ma segan siis need asjad ennem siin valmis ja tõstan siis väikse portsu
eraldi. Ausalt öeldes ma ei ole 10 inimesele varem süüa teinud. Nii et mul on natuke raske arvestada, et palju teha ja samas mul on nagu teised toidud ka veel, et mitte ainult see salat ja suupisted, et nagu ei tasu hulluks minna. Ma tean, tüdrukud kunagi nagu mingi ei söö selliseid portse nagu mul vennad või isa näiteks. Ei ole mõtet nagu hulluks ka minna. Nii, siin on meil siis vegan majoneesiga variant. Nii, võib-olla läheb siia veel vaja. Nii, mul seal köögis keevad veel köögiviljad, et teha läätsepüree suppi. Seda ma tegin ka tegelikult vlogmassi jooksul ja mulle nii väga meeldis see, et ma mingi, oh my god, ma pean sünnipäeval seda pakkuma. Nii et põhimõtteliselt mul on mõeldud siis niimoodi, et eelroaks on peedisalat ja siis pearoaks on supp ja siis ma teen veel prosciutto pitsa. Et siis need on nagu pearook ja siis magustajaks on need muffinid. Aga ma avasin just Red Bulli. Oh my god, kui hea. Ja ma mõtlesin, et ma täna teen juuksed kõigepealt valmis. Ja siis hakkan meiki tegema, kuigi ma teen tavaliselt vastupidi, aga ma kuidagi tundsin, et ma tahaks selle tüütu juuste tegemises kaelast ära saada. Ja siis hakata meiki tegema. Ja põhimõtteliselt peale seda, kui ma olen ennast valmis pannud, mul ongi vaja veel see supp lõplikult valmis teha, köögiviljad püreestada ja läätsedki ette lisada ja siis pitsa teha. Ja Maria peaks tulema varem, sest et ta tuleb Tartust, ma ei teagi tegelikult täpselt, mis kell ta jõuab. Ei ole kuidagi üldse jõudnud uurida täpsemalt, aga igal juhul ma arvan, et ta tuleb varem. Ja siis Joanna tuleb kella 6, teised tulevad kõik kella 7 ja Joanna pakkus ennast appi mulle ja ma hea meelega võtsin vastu selle abi, sest et nagunii on siin veel viimasel hetkel mingisuguseid toimetusi, kuhu ma saan teda kaasata. Natuke vlogmas siis ka rääkisin sellest sünnipäeva teemast või põhiliselt tegelikult rääkisingi ära oma mõtted, et ma alguses nagu tundsin mingit survet, et midagi nagu ülimalt ägedat ja vinget teha, sest ma see kirstordil pidu oli nii lahe ja mulle tegelikult hullult meeldib hostida ja teha, aga siis nagu selle vlogmassi virvarri sees ma samas tundsin, et nagu mul ei ole mahti mingisugust mega asja planeerida ja lõpuks siis seetõttu otsustasingi, et teen kodus. Sain aru, et ma ei pea kellelegi mingi muljet avaldama või midagi, mu sõbrad tulevad ju lihtsalt minu sünnipäeva tähistama ja ma arvan, et see juba ongi väga lahe, et saab ise tehtud koduseid toite nautida ja paar mängu on mul ka siin ikkagi mõeldud, kuigi oleks tahtnud võib-olla veel rohkem midagi välja mõelda, aga no lihtsalt kuidagi ei jõudnud. Ja sünnipäev ise, ehk siis eilne 1. jaanuar, möödus mul väga rahulikult. Olin kaaslasega kodus ja ausalt öeldes ma ei tahtnudki väga midagi teha, tahtsingi lihtsalt puhata ja lebotada. Ja seda ma ka teha sain. Et täna on siis nagu peopäev ja homme tulevad siis mul vanemad ja tädi külla või pere, vennad ja õdega. Ja siis ongi sünnipäeva celebrationid läbi. Selles suhtes on nagu kurb, et kõik on mul nagu ühte jutti, et jõulud ja siis kohe see sünnipäev nädalaga hiljem. Et mulle tegelikult meeldiks, kui seal oleks suurem vahe, sest mul hullult meeldib tähistada ja teha, aga siis ongi see, et kõik on juba jõuludest suht läbi, aastavahetusest läbi. Aga seda ma pean küll ütlema, et mul ei ole ükski aasta nii palju õnnesoove tulnud. Ma ei tea, millest see siis oleneb, kas ma nagu rääkisin enda sünnipäevast nii palju, enda teada mitte. Ma mõtlen vlogmassis just või nagu, et kuidas inimesed nagu meeles pidasid või miks nad tahtsid õnne soovida, ma ei tea, aga väga tore oli ka täis kõiki neid õnnesoove lugeda.
et väga armas ja südantsoojendav, sest et noh, ma olen nagu terve elu tundnud, et see 1. jaanuari sünnipäev ei ole tore, kellelgi ei ole meeles, kõik magavad oma pohmakad välja, kõik see jada, ma olen seda juba rääkinud ka siin. Aga kuidagi eile oli täiega see tunne, et on minu päev ja ma olen inimestel meeles ja sõbrannad kõik kirjutasid ja Pia, kes on praegu üldse backpacking reisil kaugel, siis ta saatis mulle lausa õnnitlusvideo ja nagu hästi selline hästi tore, soe tunne, et mu ümber on inimesed, kellele ma lähen korda ja kes peavad mind meeles. Nii et jah, okei, ma ei tohi sellest pikemalt rääkida, ma hakkan nutma, nad kõik veel alles tulevad täna, nii et äkki rahuneme. Ma ei ole mõelnud mingit sünnipäevakõne, kas ma peaksin. No nii, ma olen jõudnud meigi tegemiseni ja mu blush just lendas siit välja. Aga ma teen põhimõtteliselt sama meigi, mis ma tegin aastavahetuseks. Keegi võib-olla TikTokist nägi, igatahes ma panin TikToki selle. Ja okei, nüüd te olete mu pintslite peal. Kuigi ma aastavahetusel olin kodus, siis ma tahtsin ikkagi full glam'i, sest et ma kasutan igat võimalust, mis ma saan. Sest mulle ju meeldib, te teate, mulle meeldib siukene meik. Ja täna ma teen põhimõtteliselt sama. Ma küll ei ole otsustanud, mis ripsmed ma panen, aga üldiselt soojad pruunid toonid, kuldne sädelus, sest et mul on kuldne kleit. Ma panen selle sama kleidi, mida te nägite Instas mu sünnapiltidel. See on Saarast. Novembris ostsin juba, ma nägin TikTokis seda ja see oli lihtsalt nagu nii ilus, nii sädelev, kuldne, noh täpselt siuke nagu mulle meeldib, te teate, mulle meeldivad sädelevad asjad. Nii et ma tellisin selle, see sobib minu arust väga hästi mulle. Ja ma teadsin, et see on minu sünnakleit. See on ikka siuke nagu raske, nagu need on nagu korralikud kivikesed ja üldse on nagu väga korralik kleit. Maksis ka mingi sott. Kahjuks jah, päris kõik ei saa täna tulla, aga enamus on siiski kohal. Aga ega ma ei oskagi teha, aga praegu siin rohkem. No võib-olla, kes vaatasid vlogmassi, keda huvitab. Et mis ma siis siin vahepeal teinud olen. Teate, ma olengi teinud seda, mis ma ütlesin, et ma teen. Lamanud ühel küljel, teisel küljel, telekat vaadanud, telos scrollinud, teinud ära mingid hädavajalikud asjad, mis on olnud vaja teha, aga üldiselt väga selline kodune, rahulik, mõnus. Et ega, ongi praegu on nädal aega olnud siin tänase ja jõulude vahel. Nii et ega ma siin väga palju nagu ei olegi jõudnud. Kuulen midagi naksu, ma mingi jumala eest, et need pallid ei hakka olla lendama. Ma panin need tavalise teibiga, tegin nagu teibi väikse sükse rullikese või nagu saate aru. Ja siis panin need niimoodi sinna lakke. Ma tegin test ma proovisin juba aastavahetusel ehk siis 31. panin need lakke ja need tänase päevani ilusti püsisid seal, nii et selles suhtes nad peaksid tegelikult väga ilusti vastu pidama. Ja siis need on veel homme ka siin, kui tuleb pere, et siis on juba kaunistatud. Ja jah, kuulge, aga ma vaikselt tegutsen siin edasi ja näitan teile siis vast lõpptulemust. Meik sai valmis ja nüüd ma vist teen toiduasjad lõpuni, mis ma saan ja siis ma panen kleidi selga. Ja tegelikult kell ongi juba 17.13, nii 3 tunni pärast tuleb Joanna. Ja siis saabki juba nagu mingid snäki asju valmis panna ja siis põhimõtteliselt on valmis. No nii, laetsesupp on ka valmis saanud, näeb nii ilus ja kreemine välja. Ma ostsin vahepeal siukse uue otsiku, millega nüüd mul viimane kord vähemalt tuli päris hästi välja see glasuurimine. Et vaatame, kuidas täna. Vau! Päris ilus. Siis ei olegi mingeid lisadekoratsioone vaja, mis on väga hea, sest et ma ei leidnud midagi kuldset ja kuidagi see kuldne on see aasta mul see teema. Nii
et siis piisabki lihtsalt sellest glasuurist. Nüüd ahju ja rukola lisan pärast peale. Hello! Mina lihtsalt omaette köögis näen. Ma ei oska nagu olla, nagu, et kui ma ise filmin ennast, siis mul on nagu kontroll selle üle, mis content kuskile välja läheb ja siis iga kord, kui Kaisa filmib, siis ma lihtsalt mingi... Mitte, et ta nagu teeks mind kuidagi törtilt, aga mina iga kord lihtsalt Kaisa kaamera ees täiega närvis. Pornstar Martini Station. Hoiama kohta, ei see tuleb. Kaisa, hoiama kohta. Jah, Kaisa tervis. Ma kohe löön ka kõigi. Ja ma ei tea, kas te tahaks nagu kohe sööma hakata, et siis on niimoodi käib see asi, et ma paneks köögis nagu valmis, igaüks saab enda lihtsalt tõsta ja siis tuleme siia sööma, sest mingit sükest lauavärki kahjuks ei ole. Et igaüks oma põlva otsast saab süüa, aga ma ei tea, kas tahate kohe süüa või? Ma tahaks kinkida omist nagu reaalselt. Aga kõik ei ole tulnud, ootaks ikkagi Laura ära, ma arvan, on ju. Aga tegelikult siis ma arvan, et ongi, et ootame Laurat ja siis... Avame kingi. Avame kingi ja siis lähme sööma, jah? Ja niimoodi. Jah. Aitäh! Vau, no nii ilus kimp. Selle ma pean kohe, ma arvan, laua peale. See on kõigi poolt peale minu ja Maria. Väga armas, aitäh! See on, ma saan aru, see, mida sinu... Samuti siis kõigi meie poolt. Peale Aneta ja Maria. Poliini kotikene! Oh my god! Kohe on juukses kotis või? Wow. Then it's rich. Need on kõik dustbagides. No on ikka iludus, noh. Ja see suurus ka on nii õige. See on ju igapäevaseks kandmiseks super. Pole liiga suur, pole liiga väike. Jaa, ja see sobib ju kõigega. Ja just tahtsin öelda. Väga ilus. Väga hea osa. Tore! Aitäh! Aitäh! Tõesti, nii vahva. Kui ammu ma olen selle peale mõelnud. No ükski kord ei ole seda tunnet, et ma nüüd tahan seda väljaminekut teha. Nii et teie tegite selle minu eest. See ei ole kunagi soodumik. Ja sina tegid meie jaoks elu lihtsamaks. Said täpselt selle, mis sa soovisid. Väga armas. Aitäh! Pandora käekotikene. Siia saab siis hakata panema juurde neid on ju. Väga lahe, ma olen ammu tahtnud. Ja sul oli see teistsugune laad, on ju? Jaa. See on Maria. See on Maria pool. Ma mõtlesin just, et ta räägib nagu sinu poole. See on mingi Anetel lihtsalt vist on ka... Mul on ka sees vaata, jah. Väga lahe. Siis see Pandora Charmer kinkides. Ja see on hea asi, mida saab kinkida. Minu mõte tegelikult oligi selles, et mul endal on ka, ma pikalt tahtsin ja siis kui ma lõpuks sain, siis mu mõte oligi see, et neil on neid charme nii erinevaid, mingid reisidelt, mis iganes ja igas riigis on veel suurem valik ka üldse vaata. Et siis sa saadki mis iganes ja hea mõte on ka pärast teistel kinkida vaata. Üks charmike, mis näiteks kuidagi kas seostub siis nagu sõbrannaga või mingi hetkega, mis iganes. Ja siis why not, et väga nagu ilus, et koht, kus nii-öelda mälestusi kaasas ka. See on tõesti väga hea ja siis saab vahetada neid, vaata. Just. Täna tahan nii, homme tahan naa. Anette kingitus. No Magnus nüüd ka nii fännab, et ma võidin sulle ka kinkima, see on tõesti väga hea. See shower oil ja tõesti see lõhnisteks jääb. Kas sa tahad ringile saata? Mis see siis on? Ma ei saa Shower oil. Shower oil. Aga ta rahutab ka, et sa saad pesta ennast, siis ta samas Ta rahutab. See lilla ikka vaata. Vot seda ma olen ammu tahtnud proovida ja Laurale ja Anetele ma kinkisin jõuludeks selle sama brändi, selle juuksepalsami, mida ma kasutan.
ja seda maski ma olen ammu juba vaadanud, jällegi pole ise seda väljaminekut tahtnud teha, no vot siin see nüüd mul on. Väga vahva. 4 korda tugevamad juuksed saab selle see on alles Ma tahan seda retsepti ma sooviks pärast. ja saab. mis selle nagu tagamõte või inspiratsioon või kodus emme tegi seda kunagi, see oli mu lemmiksalat ja siis ma hakkasin seda ise põhiliselt sünnipäevadel tegema, kui pere tuli külla ja vahel, no kui ma viitsin ja kui räige isu tuleb, siis ma teen teda niisama ka, aga noh, seal on palju seda hakkimist. Teeks niimoodi, et esimene võitja on, kes saab ühe rea, kas siis horisontaalis, vertikaalis, ükskõik, aga lihtsalt üks terve rida peab olema. Mitte diagonaal. Mitte diagonaal. Kas nii või nii? jah. Siis teine. oota, Aleksandra, kuidas? Kas nii või nii? Mitte nii. jah, diagonaalil aeg. Nüüd teine võitja on see, kes saab just 2 diagonaali. Rist peab olema. ja siis. Kas nurkatõengu ei tulegi? ei tule. siis on juba täismäng. 3 tükki erinevat. jah, 3 erinevat. 65. 65. nii, vaatan ainult viimast rida. sul on siin TX peale. 18. 18. kuule, mul pole ühtegi numbrit, mida sa ütled. no vot, jama väga värk. hea, ta ütleb ka. keskmine kinnitus, selle saavad kõik, jah? jaa. 54. halloo nagu. kas mul on mingi vale see? no ma ei tea, ChatGPT-ga on need tehtud, nii et loodame, et on ikka kõigil. Neil on peab olema. number 2. no seda on tõsi. mul pole esimest ka. 71. 29. 29. 2 ei pole. 9. sul on 11. 11. tore, et kõigil vähemalt need vildikad töötavad, eelmine kord oli see kraapimine. selle libeda paberi peale ka. 14. nii, 14. siis on järgmine 50. kas keegi on lähedal ka? ei, mina pole. ma ei ole nagu kunagi kaugemal olnud sellest. suht sama. 27. 12. Aleksa sai rea, näe. Oh my god, girl. tubli oled. ja, mulle auhinna. kurat, ma olin nii lähedal. nii, seda saate emmega koos jagada. no aitäh. võite teistele ka näidata, mis seal on. näita teistele, mis seal on. Näita meile ka, mis see on. ta teeb endale hooli üksi. Kingo silmalauväär, siuke sädelev hea sisevarv. Physicians Formula pesepuna. ja siis fuulapulk. väga äge. väga äge. Võta selle enda. ja nüüd on hea mäng läbi, jah. nüüd tuleb rohkem. ja nüüd tuleb. ei, nüüd tuleb täpselt see järgmine number on see, mis mul on. mängime edasi. Aleksandra, mängime edasi. nii, kas viimane oli 36? ei, 12 oli. nii, 69. nüüd siis teeme ristide peale. Diagonaalid. diagonaalid. 25, 15. üks puudub. Bingo. Never mind. me peame ka maha istuma. istuvad maha. teine aura. Teil kahel siin. järsku hakkas minema, mul oli 5 puudu, kui sul oli 3. järsku hakkab järjest ütlema. tuli, kõik sobis. kurat. kus sul selle kurgi panid, Aleksa? nii, palun. teega siis hauli kohe. nii, esimene asi, meil on siin midagi roosat, meil on Lip Gloss Balm Sweet Soft Pink Loop. luubi jagu. see on veel Lip Glossi. see on põsakuna hoopis. sul on nice tan toon. see on tore ja see on, mulle väga meeldib. ja siis on meil siin, aga see on siis concealer. ei ole. see on nüüd, kuidas ise tahad kasutada. sa saad teda nagu primerina, glowy primerina kasutada või siis mõned kasutavadki iseseisvalt, et ta ei anna väga palju kattust. sädelat Ja. või noh nagu laigib. ja. ma arvan, et sinule meeldiks ta täitsa nagu iseseisvalt lihtsalt kanda nagu ilma, et sa sinna isegi midagi peale paneksid võib-olla. näita mulle ka, Aleksa. näita sinna. näita.
nii, kas see on sinu esimene Pornstar Martini? ja see on minu esimene. ja väga ilus näeb välja maitsega, kas on ikka sama hea? kohe nagu tõsta siia. mul külmikus enam midagi ei mahu. nagu ärklis. see on vürtsikas. jah. ei ole väga, ma väga vürtsikaid asju ei söö. see supp. ja pitsa. on aeg ikkagi teha õhtu esimene Pornstar Martini. Tadaa! No vaatame, kuidas tuli. Nii, ma tahtsin, et tüdrukud räägiksid, et mis toit neile kõige rohkem maitses ja kuidas üldse elamused on, sest ma ei saanud ennem nende reaktsioone siia kaamerasse. Väga keeruline valida, sest kõik asjad olid väga head. Issa, ma ei oskagi tegelikult valida. ma ei saa ka valida lemmikut. See pitsa oli nii hea ja supp oli hea, see salat oli nii hea. Salat oli minu lemmik kindlasti. See on täpselt siuke suvine, mõnus, ma lähen koju, ma teen seda oma mehele. Maarit tõi korras selle tekstuuri asja välja. Pereesupp oli väga hea. ja see oli minu jaoks üllatav, et Maaritile isegi maitses see, et noh, Maarit on siuke picky eater, aga ja ma meeldis. kunagi ei söö püreesuppe. No vot siis. nii et väga, ja see pitsa ja püreesupp korraga nagu Et ta nagu kõvem tekstuur ja siis siuke ja siis see pehme. soolane ja natuke nagu pehmem maitse. mahe ikkagi, isegi kui ei maitse väga siuke terav ja chilline, siis ikkagi eriti siis nagu juurde siis mingisugune kasvõi see bruschetta, et kuidagi balansseerib ära ja minu meelest, no minu jaoks oli täiega, no ma mõtlen, et okei, ma pean seda läätsengutti tegema, ma ei tea, see on nii hea, ma olen nagu nii tore. ma korra, siis kui ma sõin ja sõin seda pitsat kõrvale, siis ma korra mõtlesin, et oh my god, et see on täpselt nagu kuskil mingi siuke, ma ei tea, kas nüüd peaks kohvik restorani vahepealne ja kuskile ma tulin ja siis nüüd on see, ma tundsin täpselt seda, mul nagu ja ma olen Kaisa juures, ma ei ole kuskil mingi väljas. Ma söön kuradi tasuta seda praegu, nagu what, mis privileeg. Maarit, näita mulle seda, ma ei ole näidanud vlogile lehekest. Taste test tuleb meil siis maitseveedega. Nii, ja ma annan selle lihtsalt ringile maitsmiseks, kõrrega võtate. jah, bränd annab lihtsalt nagu lisapunkte, et noh, ega alati ei tea, aga issa, ma ei saa aru, mis siis on. Nii raske ju. I'm ready. siis anna edasi, Katrin. mis ma panin ära? Maitse ja bränd. No kui sa... järgi tean. Siin käib nuusutamine, maitsmine, mõtlemine, kirjutamine. Ikkagi krabisevad lehed, kuulan, et kirjutatakse. Nii, ja Laura. Aga see on nii hea, ma võiks ära küll juua. Ja. Väga hea, see oli tõesti mingi maitse. Ma pole mingi jumala random, mida ma tundsin. No jah. Oh my god. see on õudne. No ei ole tahtlikult siia midagi halba küll pannud. Sul on nagu mingi krõps. See ei ole üldse hea. Huvitavad reaktsioonid. see on mingi viimasena vaata järjekordades. see on nagu... Nii lihtne. Maarit sealt tagasi. I could never drink this. Miks sa lõhnas nagu? Okei. Ma saan ka aru kohe, mis see on. Okei. Kohtum Ma juba praegu teada. siin natukene. Ära vaata. Näh. Aga mis sest, mis kõik teavad ja mina ei tea? Ma ka ei tea. Nii rõve. Ma pärast tahan seda brändi teada, et ma tahan seda osta, ei saa. What? Aga ma ei tea, ma ei ole sellest asja kunagi ise ostnud, aga ma sain kohe aru, mis see on. Mis see? No vot, siin on nüüd väga divided seltskond, osad, kellele meeldib ja osad, kes kohe täiesti noh, niimoodi toksel ajab. Ärge, kas väga kombucha rõve. maitseb niimoodi või? Issand, kui huvitav lõhn. Sest et ma ei ole kunagi kombuchat joonud. ma ei ole ka, aga jah. Minu meelest see on nüüd kohe aru saada, mis see on.
ma seda jätan meelde, kui ma kunagi ei osta. See on palju parem. Ma tundsin natuke kasemat ja ma vihkan kasemat. ma tundsin midagi paremat. Võin öelda isegi brändi ja selle... Ära nüüd praegu ikkagi ütle, aga jah. Ma võin öelda selle triipkoodiga taga. Ma tean. Issand, kõik teavad. Ilmselt siis sinuga. See on nii hästi. Esimene on Heavenly, Mango ja Passion. aga kui pole pool maitset õige. Siis on 0,5 punkti. 0,5. Aga bränd on siis nagu üks. Jaa. ma isegi ei mõelnud selle brändile. Maitse läks täitsa mööda. Oota, mille eest saab 0,5? Kui on pool, sest et osad on 2 komponendiga. Kui sul on 1 komponent õige, siis on 0,5. Kui on Ma 2 tundsin komponenti. pirni. Ma sain Heleni ja Pirti maitse. Pirn. Passionit ma tundsin pärast proovida, mul ei maitse see. Ma ei tea, miks ma arvasin, et mul on veed. Mul ei olnud isegi küsimust. Ta on ju vesi. No jah, aga siin ütleb limonad. No tegelikult on ikkagi maitsevesi, sest ta on siis suhkrut. Ma ütleks ka. Mina ütlen, et ta on maitsevesi. Kas sa jood seda? Sa soovid seda? Kas ma saan natukene palun? Absoluutselt. Ma kirjutan selle maitse. see on nii kookosvesi või? Kookosvesi või? Kookosvesi. Jess! Kookosvesi. Too lähemale. Jess! Sa panid brändi täppi või? Ma panin kirja selle, aga Krepo. Palju. No ma joon ikka. ma mõtlesin, et see on Guava oma. See ei meeldinud mulle ka. Õuna, vitamiin, Oh, veel. yes. ma panin kirja. Viimane on maasikas. Heavenly. ma kirjutasin alkovaba laste šampo. Ma panin laste šampus. Mina panin täpselt nagu laste šampus ja värv peal. Ma ei saa ka seda ei tule. Ma ei ole seda kunagi proovinud, seda Heavenly. See on see Alika oma või? Alika jah? jah. mis Alika? ma kirjutasin laulja maasika Heavenly. tema ainult teeb seda, vau. Need on need kollabid selle... Kas kellelgi on rohkem kui 4,5? Kas ainult sul on 4,5? Tõstke nüüd käed. Meil on 4,5 mõlemal. Need, kes meil Sul on ka 4,5 jah? Kas meeldis pigem või ei? see on täitsa tore. jah, täitsa normaalne, aga siuke keskmine. Nii, no nüüd võtame huvitava. See on tekitanud väga vastakaid arvamusi. Selle nimi on Sugar Daddy. samas võiks, no Sugar Daddy tekitabki vastakaid. No ma ei tea, miks selle selline nimi on. Anettel on oma teooria, mida ma ka kohe räägin. Fugazi on selle brändi nimi, see on üks minu uusimaid lõhnasid. Sellest on raske võib-olla sealt aru saada. Aga minu jaoks ta on nagu hüpspassion vürtsidega. Selline rikka tüdruku lõhn. Tähendab rikka naisel ikkagi ma ütleksin, mitte tüdruku. Siuke naiselik, hüps, puuvillane, vürtsikas. Ja siis Anette ütles, et see lõhn on nagu rikas vanamees. Et sellepärast see on Sugar Daddy, aga mina seda ei tunne. täpselt kõhu peal. Mis see on? See on Molton Brownie Delicious Rhubarb and Rose. Rabarber, sulle meeldib rabarber? Rabarber mulle väga meeldib, aga selle lõhna osas me ei ole suutnud otsustama. Me aitame sul otsustada. Ma lõpuks ütlen teile, mis mul natuke tegi sellega. kas sa teed ka see aasta mõne? kas ma võin ka öelda, mis mul tekib või? Jah. Mul tekib natuke see Escada Summeri Editioni see oranž, kunagi oranž kollasega. Oli kunagi see lõhn. see oli ka okei, aga me... tõesti võid seda mingi vana Escadast. Nagu see oli mingi selline, sarnane oli. See on küll nagu veits uuenenud pudel, aga... Aleksandri on näita. Selline. no on ju Prismastki mööda, siis seal saab seda. Ei saa! Ei saa No see ei ole või? seesama, aga sarnane pudel oli kunagi. See oli ka siuke, õde oli mul puuekas, kui lasi peale ja siis ütles, et mina ei või kunagi lasta ja siis kui õde kodus ära läks, siis ma lasin ka peale. See oli siuke salajane. Minu jaoks mulle see rabarber siin väga meeldib, aga miski on, kui ma seda peale lasen, et see tekib mulle vetsuvärskenda efekti. Veel on. Porgan. väga-väga hea ka. Minu arust ka, aga okei, seda tänast päeva maitsnud. kõigil on ainult üks muffin.
ja esimest korda ma riivisin suuremad porganditükid, aga täna on hästi peenem porgand ja rohkem mürtsine. Maitseb. nagu jõulud või siuke nagu... mis nagu jõulukreem oli. organikaupa ma kas enda lemmik. toidud maitsevad tõesti nii hästi? ma jään nii paljust ilma. see on küll suur. Hello, käes on järgmine päev ja ma tahtsin lihtsalt tulla seda vlogi lõpetama. Ma ei tea, mis materjali ma siia sain ja mis siit üldse kokku tuleb, aga I tried ja mu sõbrannad ka proovisid midagi jäädvustada, nii et ma loodan, et tuli tore. Ma tahtsin veel korraks seda kingitust addressida, et ma sain siis sõbrannadelt Pauliini koti kingituseks ja see oli ühiskink enamus sõbrannade poolt. Nii et jah, see ei ole nagu mingi tavaline asi, et ma saan siukseid kingitusi, et lihtsalt ma see aasta saatsin nagu mõned siuksed kallimad asjad sõbrantside grupi chati, et asjad, mida ma reaalselt pole ise endale raatsinud osta ja et kui te tahate, et siis nagu grupi peale lihtsalt mõned ideed viskan õhku, mida mulle kinkida, et kuna ma tean, et mul on üsna raske kinkida, mul on päris palju asju olemas, igasugused iluasjad on mul olemas, et raske kinkida ja rõhutasin, et absoluutselt ei pea siit listist midagi valima, see on lihtsalt nagu väike mõte ja lõpuks nad otsustasid siis jah, selle Pauliini koti kasuks. Mul oli seal veel paar kanni asja ja paar lõhna ka. Aga ma olen nii õnnelik ja tänulik selle kingituse eest ja õnneks nad ütlesid ise ka, et väga hea, et sa tegid meie elu lihtsamaks, et neile ka sobis selline variant. Ja ma arvan, et see on üldse nagu päris hea mõte. Ma ise sain selle Piia sünnipäevast, kui me tema sõbrannadega talle kinkisime 2 sellist suuremat kingitust kõigi peale kokku, et mida vanemaks saad, seda rohkem on see, et sa ostad ise endale kõik asjad, mis sul vaja on, mingid nibi-nübi asjad ostad nagunii, et siis ongi võib-olla hea mõte panna listi mingid sellised fancy'mad, kallimad asjad, mida lihtsalt ei raatsi endale osta ja siis saavad nagu inimesed mitme peale selle kingi teha. Vot, et selle tahtsin ka lihtsalt siin ära rääkida ja nüüd tunni pärast tuleb mul pere külla, ütlen ausalt, ma ei tunne ennast kõige paremini ega kõige värskama, sellepärast et me jutustasime siin ikkagi, ütleme nii, et varajaste hommikutundideni ja unetunde jäi ilmselgelt liiga väheks. Nii et natuke siukene räsitud on olla, aga tuleb kindlasti mõnus istumine perega ka ja siis ootab mind ees veel homne pühapäev, kus mul ei ole mitte ühtegi plaani ja ma saan lihtsalt lamada. Aga suur aitäh, et sa vaatasid. Loodan, et meeldis ja ma ei tea, millal me järgmine kord näeme, et millal mul see vlogimisisu tuleb või millal mul midagi üldse vlogida on. Eks elame näeme. Veel kord, head uut aastat, olge mõnusad. Tšau!